Tere! Jälle on käes neljapäev ja mis neljapäev see on ilma Trinity äriõiguse töögrupi nõuandjata. Täna tahaksin teile rääkida sellest, millised on erinevad võimalused ühe osaühingu lõpetamiseks. Kõige tavalisem ja traditsioonilisem viis osaühingut lõpetada on likvideerimine, aga see on kõige pikem. Likvideerimine hõlmab ennast terviklikku likvideerimisprotsessi, mille käigus selgitatakse välja kõik ühingu varad ja kohustused ning tasutakse võlad võlaosaldajate eest. Kogu protsess võiks kesta vähemalt 6 kuud, kuni 9. Teine võimalus on sundlikvideerimine ehk siis kohustuslik likvideerimine, millest poole pealt tagasi enam pääsu ei ole. Kõige tavalisem on näiteks majandusaasta aruande esitamata jätmise korral. Sellisel juhul tehakse teile 2 määrust ehk kõigepealt tehakse määrus, siis 6 kuu möödudes tehakse teade ametlikes teadaannetes ja sellest 6 kuu möödudes ühing kustutatakse. Seda me aga kindlasti ei soovita, sest esiteks ei ole sellest enam tagasipääsu ja teiseks võib sellega kaasneda ka trahv nii ühingule kui juhatuse liikmele. Kolmas võimalus on füüsilise isiku varaga ühinemine, mis on võimalik siis, kui sellel konkreetsel ühingul, mida kustutada soovitakse, on ainult üks füüsilisest isikust ehk inimesest osanik. Sellisel juhul on võimalik tema varaga ühineda ja protsess kestab umbes 1,5 kuud. Riskiks on aga see, et kogu ühingu kohustused lähevad sellele füüsilisele isikule üle. Ja 4. võimalus, tavapärane jagunemine või ühinemine teiste ühingutega. Eelduseks on see, et olemas on teine ühing, protsess kestab kusagil 2-3 kuud ja riskiks taaskord see, et sellesse teise ühingusse, millele ühinete või kuhu jagunete, sinna lähevad üle ka kõik kohustused. Sellised 4 võimalust täna. Aitäh vaatamast, kohtuni järgmisel nädalal.